siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Parimad uudised parimatele vaatajatele. Sel nädalal president Ilves ja presidendi kantselei pööravad rahva enda ja sellega ka oma käkikeerajate vastu. Võimukoalitsioon valib erilised oma ala asjatundjaid ministri ametitesse. Riigi ametnikel palgatõusu ei ole oodata enne aasta 2015. Ja Jürgen Ligi avaldas, et Eesti valitsusel on arvel täpselt 12 780 eurot. President Ilves andis käsu oma kantseleil kulutada 8200 eurot aastas, et jälitada infot, mis temast interneti sotsiaalportaalides ja EKKL-is ilmub. Mina kui etiketi ekspert ütleb, ei, meie asi see... President, esileedi Evelyn ja kantseli töötajad on kas liiga hõivatud või nii suures masenduses, et ei suuda ise vaadata, mida Eesti rahvas nende tegemata jätmisest ja rahva raha raiskamisest arvab. Raha kokkuhoiu mõttes Käkikeerajate liit soovitab, et kõik, kellel vähegi kõrini Eesti esipaari sigadustest, hakkavad kohe sautsuma, blogitama ja Facebookitama. Konkreetne hind on ju juba kokku lepitud ja mida rohkem meie esipaarist kirjutame, seda suhteliselt odavamalt on saadaval andmed, mida korjatakse meie kohta. Käkikeerajate liidul on suur rõõm kinnitada, et võimukoalitsioon on valinud erilised oma ala asjatundjad ministrid. Näiteks Kristjan Michal, uus justiitsminister, õpib praegu juurat Nord Akadeemias. Praktika ajal valitsuses, kus ta nüüd olude sunnil ministri ametit peab, jätab ta oma õpingud pooleli, aga loodab edaspidi kunagi kooli lõpetada või ministrina soetada vajaliku diplomi ja hakata täispalgaga juristiks. Keit Pentus, tuntud rannapeib, on õppinud tundma ja hindama maailma liivarandasid. Seepärast saigi temast ideaalne keskkonnaminister. Järgmisel 4 aastal loodab minister Pentus õppida, kuidas konisid liiva seest sõelutakse ja kuidas Pentuse toodud bakterid eemaldavad kogemata maha pillatud suhkrused joogid ja jäätised säästatud liivast. Juba praegu on minister Pentus andnud käsu, et tema toodud bakterid teeks oma tööd öösel, et mitte rannakülastajad tülitada. Ja justiitsministrist saanud kultuuriminister Rein Kuku-Lang teatas, et tema valdkonnas võib ebameeldivat näitlejat, lauljaid ja kunstnikke trahvida, nende vara arestida ja isegi karistada vangistamisega. Kui see kultuurikeskkond kohe meeldivamaks ei muutu, siis on granaadid valmis pandud, et õhkida kogu kultuur Eestis. Rahandusminister Jürgen Ligi kuulutas välja, et rahvasaadikud ei ole riigi töötajad. Rahvas oli sellest juba ammu teadlik, aga nüüd sai see teadmine ametliku kinnituse, sest riigi töötajatel ei ole palgatõusu ette nähtud enne aastat 2015. Rahvasaadikud sel ajal korraldasid ise endale 27% palgatõusu ja seetõttu ei saa neid riigi töötajate hulka lugeda. Järgmisel aastal kuulutakse seadus välja, et rahvasaadikute isiklikud sekretärid ja preisikaaslased ei ole ka riigi töötajad ja siis saab ka nendele määrata 23% palgatõusu. Politseid, päästeametnikud, kooliõpetajad ja muud taoline näljane pööbel jääb igavesti riigi töötajate hulka ja seega ei ole ka nendele kunagi palgatõusu ja elamisväärseid tingimusi ette nähtud. Pensionärid võiksid kiiremas korras lihtsalt ära kärvata ja näljased ning kaduda siit riigist. Veel oli Rahandusministeeriumist kuulda, et valitsusel on arvel täpselt 12 780 eurot. Kuniks välisminister Urmas Paet otsustas koheselt need viimased maksumaksja summad annetada Vilniuses tegutsevale Valgevene koolile. Tänu selle uuele kohustusele jäävad koolilõunad aasta lõpuni koolides ära ja Eesti koolilapsed närige kas või muru. Kuna nüüd on Paet juba suutnud toetada Gruusia lapse mänguväljakuid, Liibüa kannatuid, ukrainlaste elektriarveid ja lõpuks ka Valgevene üliõpilasi, kasutab Paet tulevikus Välisministeeriumi toetusfonde reisimiseks, et otsida, leida
ning toetada vaeseid ja töötuid üle terve maailma tulevaste Eesti näljaste ja vaeste arvelt muidugi. Rohkem uudiseid sel lõppenud nädalal ei olnud.